Tere hommikust! Täna tulime siia õunapuud lõikama. Suur aed, 7 õunapuud. Eks see õunapuude hooldushooaeg käib praegu väga kõva. Siin on niisugune õunapuu, pärast näitan, et kuidas see valmis sai. Saime täna hommikul Milwaukee edasimüüjate käest ühe ägeda asja. Kohe näitan, see on siis asi, vanakool versus siis uue maja tehnika. Vaatame siin jooksvalt, kuidas need lõiked ja asjad lähevad siis ja kui kiiresti ja kui hea abimees see on, et annan ülevaate nendest asjadest. Nii, proovime esimesed lõiked ära, et kohe vaatame, kuidas see asi välja tuleb. Ops, kukkus. Päris jäme oksakene ja võtab nagu naksti küljest ja ei ole üldse küsimust. Nii, esimene puu valmis, siuke ta sai. Vaatame siit poolt ka. Täitsa ilus, peaks ütlema. Aga aparaadi kohta, no täitsa mõnus ja natukene raske on käes, aga jämedamaid oksi lõigata sellega või versus vanakooli oksakäärid siis annab tunda. Ütleme, et hea, aga see oli alles esimene puu. Me proovime veel edasi. Proovime need ka ära ilusti teha ja siis me näeme, kas see masin õigustab meid või ei õigusta. Ja mis on nagu eriti tähtis on see, et iga kord, kui me uue puu juurde läheme, siis me kasutame niisugust asja, et teeme oma lõikeriistad ilusti puhtaks, et ei kannaks edasi neid seenhaigusi. Vaat, ops. Ja nii lihtne ongi, et hoiame kliendi puid ja hooldame neid õigesti ja kvaliteetselt. Nii, ja ongi tööd valmis. Kohe vaatame üle, kas andke oma hinnang, like või kiitke. Siukene sai tulemus. Siin on siukene. Seal taga on ka veel üks väike õunapuu ja see on see. Kui sinagi vajad õunapuude hooldust või viljapuude hooldust, siis anna meile teada ja aegu veel on, et broneeri aeg varakult, et varsti on pungad puhkend ja siis on korras, siis meie enam ei hoolda. Aga seniks kena päeva jätku teile!